Tere! Podcast 442, episood 181, 181 episood. Minu nimi on Ivan, mu kõrval on Maarjo. Ahoi, ahoi, nagu meremehed ütlevad. Just, salvestame 19. juunil 2025. See päev läheb ajaloo anaalidesse kahtlemata Eesti jalgpallis. Ja kõigest sellest räägime, igasugused sponsorid, muud asjad. Ütleme, et tegelikult see päev on ju selles mõttes daatum, et meil on meie sponsoriga Epic Betiga. Siin on Epic, aga Bet on ka taga on ju aasta täis, aga kõigest sellest räägime hiljem, sest et me tegelikult salvestame mingi 20 minutit pärast seda, kui üldkogu lõppes. Uus vana juht siis valiti tagasi ja me saame sellest rääkida, me saame emotsioone jagada, me saame kõike teha, vaata kui rõõmus ma olen. Anja, vaat. Inimestele meeldib stabiilsus. Ei, absoluutselt. Minu meelest on väga, mina olen selle poolt, et demokraatlikud protsessid saavad võidu vaata. Vot selle üle mul on hea meel. Kui demokraatia nii otsustab, siis ta otsustab ongi kõik. Vot, aga tuleme siis selle päeva juurde tagasi. Nagu nii palju tagasi, kui oli enne üldkogu. Kuidas sa siis vaatasid seda, kus sa vaatasid, mis tunnetega sa vaatasid, mis olid su ootused? Ootused võib-olla me tegelikult eelmises episoodis rääkisime. Et võib-olla lihtsalt see, et kuidas sa hakkasid vaatama ja võib-olla enne selle hääletuse algust, mis me tähele panime? No ma võtsin ikkagi endal täna suhteliselt kohustust vaba päeva, et seda põnevat sündmust siis ikkagi nagu täispikkuses jälgida ootusärevali olin. Aga mis mul seda üldkogu nagu, me saime üldkogul nägime ka siis eelmise valimistsükli arenguid, kokkuvõtteid ja võib-olla siis mingeid uusi ideid, mis mul nagu seda kuulates kõige enam nagu endale võib-olla kõrva jäi, on see, et ma ikkagi olen vist liiga rumal. Ma olen liiga rumal, et see on nagu nii teada. Ja, aga see oli nagu tänane kinnitas konkreetselt. Ma üritan nagu süveneda, kuulata seal, aru saada asjadest, et kas kuidagi nagu mina saan võib-olla asjadest valesti aru või mul siis mingid ettekujutelm on vale. Et kui ma seda nagu kõike kuulasin, siis ma ütlen ausalt, et Eesti jalgpallis on asjad nagu totaalselt suurepärases korras. Et mul mingi aeg oli lausa nagu raske süveneda, sellepärast et positiivset infot tuli liiga palju peale. Et infovoog, ma arvan, täna Eesti jalgpalli koha pealt oli mul totaalne ületoos lausa. Siinkohal tahaks ära mainida, et meie Telegrami kanali postitus 1800 kommentaari oli vähemalt selleks ajaks, kui me hakkasime salvestama, ma arvan, et see võib-olla on veel suurem. Et see on nagu, ma arvan, see läheb Guinessi rekordisse see number, et inimesi kõnetas see, olgem ausad. Ma alustaks sellest, et reaalselt inimesi kõnetas see üritus, see oli see ülekande, see, et nad tegid sellest ülekanne, minu jaoks oli nagu vajalik ilmselgelt, aga see oli hea lüke. Ja kuskil seal tipphetkel, kui hääletus oli eriti, siis oli mingi 7800 inimest vist. 7800 inimest vaatas. Ma arvan, et tööpäeva, kes see tööaeg on. Mõni võib-olla lihtsalt kuulas taustaks, mis iganes oli. On ju, et meie ju liiga mänge ei vaadata nii palju, eks ole. Ja ma arvan, et isegi, kui ETV-st Tallinna derbi on, siis tõenäoliselt vaadatakse, aga... Ja, aga selles mõttes minu meelest Aivar Poolak juhatas selle üldkoguga sisse enam mingi sellise mõttega, et viimati sai Eesti jalgpall nii palju tähelepanu siis, kui Eesti liirima astu play-offis ja tegelikult ta nii on ju olnud, et üks asi on see, mis toimub seal nende kampaaniamängudes, kuidas nagu meediasse jõutakse, aga tegelikult meedia, jalgpallifännid, kõik küsitlused, inimesed, ma ei tea, oma seltskondades, et loomulikult jalgpalli presidendi valimised kõnetasid seda Eesti jalgpalliühiskonda ikkagi, ma ütlen, nagu väga-väga tugevalt. See tõi inimesed, nagu mitte selles mõttes kokku, aga see tõi inimesed nagu ühte punkti. See oli väga oluline sündmus ja ma tegelikult sain juba siis aru, kui Klaavan kandideerisid sellest valimispäevast, sellest tuleb nagu suur asi. See Eesti jalgpallis paraku, ma ütleks, et kahjuks, kui tekkis teine kandidaat, siis see oli juba suur sündmus. See tegelikult ei tohiks, normaalses mingis liidus see ei tohiks olla suur sündmus. Jah, valimised on tähtsad kahtlemata, aga see ei tohiks olla suur sündmus. Meil oli see suur sündmus ja nendest põhjusteni me võib-olla jõuame. Kindlasti me sinuga veame seda tribüüni 3,5 aastat on ju. Ma arvan, et selle jooksul tähtsamat päeva ei olnudki Eesti jalgpallis. Ei olnud kindlasti. Võib-olla see selles mõttes, sportlikus mõttes oli see Poola vastu mäng oli ka nagu sama tähtis, aga nagu kui mõelda mingisuguse tuleviku peale või mingite arengute peale, see oli nagu tähtsam. Ja, aga ma arvan, see on jälle see, et kus sa nagu selle mõtte telje paned, et ma siin vaatasin just sellist nagu mõtet ka, et võib-olla me isegi, või siis mitte meie, aga võib-olla mingid inimesed nagu ülehindavad üldse presidendi rolli organisatsioonides, et ma arvan, et Eesti riigis või võib-olla mingites
organisatsioonides see presidendi roll ongi teisejärguline, noh, jalgpallis meil varasemalt ja ütleme ilmselt ka siis lähitulevikus on see presidendi roll nagu suur, aga ma tahan nagu sinna jõuda selleni, et võib-olla see presidendi valimised kogu jalgpallis ei ole tegelikult nii suur asi, kui meie seda hetkel räägime. Ma räägin, ideaalis ma ei tahakski, et see oleks suur asi. Ja noh, ongi kõik, aga tuleme korra selle juurde tagasi, üritame kuidagi. Meil ei ole tegelikult mingit kava, me lihtsalt tulime ja proovime oma emotsioonid ja tähelepanekud kirja panna. See on niisugune repliik võib-olla, on ju. Aga proovime mingi struktuuri praegu tekitada, muidu meil lähevad sassi mõtted. Sa ütlesid, et oli väga palju positiivset, noh, et tuli jalgpalliliidust, et mis nad tegid. Minu jaoks muide, noh, me räägime siin, rääkisime eelmine nädal, et Klaavani mingid üritused olid kampaania. Minu jaoks oli ka see osa kampaaniast, see positiivse asja üle küllus mingi 4 aasta kokkuvõte. Kuigi ma ütlen ausalt, sinu kommentaar oli vist see, et sa saad aru, miks need klubid lõpuks kõik kätte stavad, sest see infovoog on nii suur, et sa lihtsalt tahad põgeneda ja tõstad selle sedeli üles. Pluss see on mingi, ma ei tea, Viktor Levada või tegelikult võib-olla teen liiga, aga no mingi klubijuht, kes ei oskagi võib-olla nagu eesti keelt reaalselt. Kusjuures, jah, ma ei teagi, mulle ei jäänud ainult ülekandes silma, et kas nendele inimestele, kes võib-olla ainult vene keelt räägib, kas neile mingi tõlge ka sinna üldse jooksis või? Mikhail Artjuhov Leigilist, tema ei tea. Võib-olla selles mõttes ta kõrval oli keegi, kes sai nagu selgitada, see on normaalne. Võib-olla, noh, ma ei taha lihtsalt nimesid nagu, ma ei taha selles mõttes öelda, et tema ei oska vene keelt ja tema kindlasti ei saanud seal midagi aru. Võib-olla seal olid abilised, aga see kindlasti oli mingi tüüp, kes ei saanud mitte midagi aru, vaid lihtsalt tõstiski kätt. Ma ei kahtlegi selles. Aga nüüd tulles tagasi jälle selle asja juurde, et kogu see, kõigepealt need UEFA FIFA delegaadid täielik, see, kuidas suudeldakse praeguse presidendi perset, vabandust, see ongi kampaania. Okei, oli, aga see on kampaania, me peame selle tunnistama. Või on see formaalsus sellistel üritustel? Ei, ta ongi, ta selles mõttes jah, aga antud kontekstis ta lihtsalt on kampaania osa. Sa ei saa mitte midagi öelda. Ma sain aru, et nad alati esinevad seal, aga nüüd oli vaja ikkagi kõik asjad ikkagi üle rääkida, mis olid positiivselt tehtud. Aga selles mõttes minust ongi nagu positiivne, et okei, sa võid selle kampaania osana võtta, aga me ikkagi ju peame lugu kõrgetest FIFA ja UEFA ametnikest. Ja nende sõnades sai ikkagi kuulda, et Eesti jalgpallis on areng olnud selline, mida mina siin kohapeal lihtsalt pole tunnetanud. Absoluutselt, me sinuga, vaata, me dialoogkohtumistel Ajor Vohlakuga, tema ütleb, et klubid vaata, tegelikult peaksid klubid meilt nõudma, aga me nõuame klubidelt. Aga kõige rohkem nõuavad fännid on need, kes nõuavad, no vähemalt enamik, et fännid on need, kes nõuavad arenguid ja nii, et meile tundub, meil on hierarhia täiesti vastupidi. Meil on nagu fännid, siis on liit, siis on klubid, kes nõuavad liidult. Aga noh, see selleks, et siis tuli jah, minu jaoks täiesti tarbet oli see viimase 4 aasta mingi kokkuvõte ja kusjuures minu jaoks naljakas on see, et see tegelikult... Oota, aga ma kirjutasin vahele. Mina ütlen kindlasti, et see tarbet ei ole. Sa vaata, see ei olegi ju mõeldud jälle sulle ega fännile, see on mõeldud nendele klubidele. Et mina klubi esindajana peangi sellise jutust teada saama. Aga klubi esindajana sa pead jooksvalt neid asju juba teadma. Ei. See ei ole see, et sa mingi... Sa pead jooksvalt ka, aga sul on vaja kokkuvõtted. Meil olid mingid eesmärgid, sellel 3. liiga klubil olid eesmärgid, kõrgliga klubil olid eesmärgid, mida see liiduga koostöös teha. Neid asju saadetakse enne. See ei ole nii, et tuleb mingi loeb sulle selle slideshow ette. Vaata, üks teine asi on see, kuidas see ette kantakse. Ütleme, seal olid nagu puudujääke. Aga see, et see kokkuvõte seal tehakse, seda ma kindlasti nii-öelda hukka ei mõistanud. Minu arust oli selles osas tarbetu. Taktika muidugi on hea. Ei, mitte taktika, vaid praktika. No, praktika võib olla. Taktika. Lihtsalt naljakas on see, et see tegelikult ju ei kukkunud välja. Jälle, võib-olla klubid ei tahagi midagi. Mina vaatan jälle, et seal on nagu see punkt tuuakse positiivsena välja. Mina näen, et see on negatiivne. Nagu, siuke lamp näide, ma ei pannud kirja neid näiteid, aga see sponsorrahad näiteks toodi veel lihtsalt üks näide. Et võrreldi veel meie Kossu ja Võrkpalliliiduga ja näidati, et meil on vaata sponsorrahad praegu suurusjärk 900 000, seal on sponsorrahad 600 000, siis ma nagu mõtlen, et hallo kosmos, see on võrkpall, me peaks mingi 5 korda suuremad sponsorrahad saama, no offense to võrkpall on ju, aga ja siis sa hoopled, et 1,3 korda või siis peaks võib-olla Võrkpalliliitu tähega nagu kiitma, et joo, see on nagu super töö, ma ei tea, nagu, mis see loomulik suke summa oleks on ju. Võib-olla tõesti Võrkpalliliit teeb ülihead tööd, aga nagu sa võrdled, aga mulle tundub, et need istuvad seal, ei saagi aru, kuidagi nagu, mis on nimelik, nad on klubijuhid, nad peaksid neid suurusjärke nagu mõistma. See on muidugi jälle see küsimus, et vaata, kui sa paned üleüldisesse maailma, et jalgpall, võrkpall, korvpall, noh, sa Eestis võiksid selle saali okiga sinna panna, kui sa tahad nagu suurustada, aga
võib-olla me Eestis ikkagi, võib-olla mõtlemegi seda nagu ülemaailmsel tasandil valesti, sest Eesti turul võib-olla see võrkpall, korvpall ongi suurem asi, et võib-olla et jalgpalli inimesed siis jalgpalliidus sponsorrahade kogujad, juhatuse liige Lemsalu on näiteks võib-olla väga head tööd teinud hoopis, et sul on väga head tööd teinud. Oota, ma panen korra vahepeal häälete peale, sest et mul tuli meelde, et see võib hakata helisema, aga mis ma tahtsin öelda on veel, et no see on lihtsalt üks näide ja siis mis seal veel oli, arengukava, no sellest me rääkisime, see lihtsalt haakub sellega, et võib-olla natuke hiljem räägime sellest, aga Aivar ei tutvusta midagi, et see arengukava oli nagu veits nagu Aivari programm, aga siis ta nagu veel oma kõnes sai ka nagu natuke üle räägitud sellest, mis seal haakusid, aga siis ta tutvustas inimesi ka veel. Vot siin ma võiksin nagu sinuga nõus olla, kui sa ütleksid seda, et näiteks selle arengukava esitamine seal üldkogul on mõttetu. Seda ma olen totaalselt nõus, sellepärast, et sellisel hetkel, kui inimesed pole seda varasemalt näinud, neil puudub võimekus sellesse üldse süveneda. Eks see saada lihtsalt klubidele laiali, võib-olla, ma ei tea, mingi poole aasta pärast saad kokku nende klubidega, siis võtad nende käest sisendi, et mida nad sellest arvavad, kas see on hea või kõik materjalid peab ette saatma, kõik, ma ei tea, kas tegelikult võib-olla saadeti, aga tegelikult kõik materjalid, ka need, mis iganes, kas see kokkuvõte, ka majanduskokkuvõte, kõik klubid peavad selle üle vaatama, mitte nii nagu sellisel juhul, et sa tuled sinna, kuule isegi korteriühistu, need materjalid saatakse enne, kui sa lähed sinna. See ei ole nii, et sa seisad seal teiste torbikutega ja siis korteriühistu, lumekoristuse peal läks 400 000 ja hääl poolte vastu. Et isegi sellistes MTÜ-des käib asja suht nagu läbipaistvamad. See selleks. Vot, ja kuidas sul kõned meeldisid? Sa pead siis silmas presidendi kandidaatide kõnesid. Aivar, me vaikselt just jõudsime, okei, enne kui me jõuame kõnedeni. Tegelikult natuke naljakas hetk oli Gerd Mülleri esitus. Kõigepealt ma imestan, et selline suur inimene ei oska presentatsioone nagu teha, sest et sa lihtsalt, sul on nagu mingit teksti põhiliselt, sa loed ükshaaval ette ja see, kui palju see mees higistas, võib-olla see oli tegelikult halb ventilatsioon ruumis, ma ei tea, aga Rambi valguses on ikkagi, ma arvan, ega see nii lihtne ülesanne ka ei ole isegi, kui sa oled kogendasin ja mida me tegelikult lõpuks nägime ka ju presidendi kandidaatide poolt. Nad olid väga närvis, eriti Aivar, ma ei tea, kas ma nii närvis Aivarit olengi näinud, aga see selleks. Aga kuumad on tüürid on see, et kui tulid küsimused, siis teatud küsimused läksid nagu just kui nagu sellele juhatuse liikmele, kes sellest vastutab, aga nad kuidagi põrkusid lõpuks Aivarile. Vaat see oli minu jaoks nagu naljakas, et sul on kõrval ikkagi, peaksid nagu oma ala spetsialistid ja vastutavad isikud olema, aga lõpuks ikkagi vastutad ise, et me siin jõuame jälle selle, ju siis sobib, ma ei tea, klubidele sobib see. Me oleme ju teiste juhatuse liikme näidete pealt ju näinud, et kui töötatakse aastas kuni 180 tundi, siis paratamatult ei saa ju kõikide teemadega detailsusena kursis olla. No enda teemadega võiks ikka olla. No ma arvan, kui 180 tundi ütleme tegeleda, siis ma arvan, et sa isegi oma teemadega... Palju sa oled õlle joonud see aasta? Tundides või? No kindlasti üle 180 tonni. Ma arvan, see tuleb, ütleme, kuus ei tule, aga kvartalis. Võib-olla me peaksime õlle joomise asemel keskenduma jalgpalli arengule ja kõik koos aitama, vaatame, ainult kritiseerime, me peaksime aitama hoopis. Lähme muutume kaineks nagu Aivar ja siis oleme produktiivsemad. Ja kahtlemata mõttekoht, aga ütleme, olgem ausad, parimad ideed jalgpalli arenguks on tulnud minu elus küll üleklassidega. Ei kuule. Vaata, need on need vennad, kes ütlevad, et kuradi idee on kõigest idee. Kõige olulisem see, kuidas selle ellu viid, kes selle ellu viib ja see idee elluviimine oleks järjepidev. Ei, mina neid ellu ei viigi, aga mina viin info õigesse kohta ja siis inimesed... No kuradi ei viinud ju, 68 häält. Ei, kes ütleb, et ma ei viinud 68 tiimili liikmetele õiged ideed, et ma nägin seal ka punkte, mis mulle näiteks kavas isegi meeldisid, kui need peaksid nagu ellu lõpuks minema. Mis puudutab neid kõnesid, siis jah, juba natuke puudutasime seda, et istuv president või siis ka jätka president Aivar Pohlak, et nii närvist teda tegelikult mina ei ole ka avalikult esimeses näinud, et mul kui see üldkogu algas, siis mul esimene mulje oli selline, et tõesti, et äkki lähebki niimoodi, nagu mina oma võimusilmus ka nägin, et selline täitsa 50-50, et kuhu suunas see kukub, et mulle vähemalt kehakeel nagu sellise mulje jättis, mida edasi see üldkogu läks, siis ta muutus oma tavapäraseks päris nagu see enesekindlaks ja võib-olla keegi viis rivist välja enne. Või siis ka võimalus, või siis üldkogu ajal jooksis mingi info sisse, et mõned hääled, mis pidid tulema, ikkagi tulevad. Hakkasid SMS-id tulema. Jah, et see on
naljaga pooleks. Aga alustame jah võib-olla Ragnar Klavani kõnest, et Ragnar Klavan jah ka, ma arvan, siin viimastes podcastides avalikud esinemised olid juba väga-väga head, ma arvan. Siis eks tema jaoks oli ikkagi, ma arvan, oli raske seal täna esineda selle jalgpalli publiku ees, et kohati võib-olla need mõtted läksid natuke kaduma. Aga tema kõne oli täpselt selline, mida me tegelikult olime ju näinud selle viimase poole aasta jooksul. Need mõtted olid kõik kattusid. Ma arvan ka, et kusjuures tegelikult kritiseerimine, mitte kritiseerimine, minu arust oleks võinud nagu kuidagi lühemalt sellesse suhtuda ja kuidagi löövamalt proovida vaata, et see täpselt need viimaste nädalate mõtted oli suht mõttetu minu arust seal esitada need, kes kuulasid nagu nii kuulasid ja kes neid ta oleks võinud, see kõne oli, vot nüüd ma olen naljakal kombel nõus Otiga, et just see kõne oli lõpuks ainult sellele, nendele, kellega ta ongi rääkinud, et seal oli nagu reaalselt võimalus viimane kord rääkida, ma ei tea, palju see oleks mõjutanud, võib-olla mida see mõjutab, Levadal oli otsus tehtud ja aga... Need inimesed, kes tunnetsid, et see valimised on nüüd see nii-öelda rünnak Eesti jalgpalli vastu ja võib-olla siis polariseerimine, nende jaoks see kõne oleks nagu nii toiminud, aga kui mina oleks nagu analoogses rollis olnud, siis mina tegelikult olekski läinud ainult selle peale, mis tema arvates ja tema tiimi arvates praegu Eesti jalgpallis on valesti ja mida me tahame teha. See, kas ma ei tea, seal natuke arendame naiste jalgpalli ja paneme võib-olla futsali ka mingi asja käima, see tegelikult enam ei muuda mitte midagi. Et ma olekski reaalselt läinud selle, et need muutused tulevad, see on praegu tehtud ülihalvasti, need asjad me muudame ja ma arvan, see oleks see kõne olnud. Aga kas ta oleks üldpilti muutnud tänase päeval enam, siis pigem ka ilmselt mitte liiga palju. Vot, aga ega selles mõttes ta halb kõne ei olnud, aga ta oli täpselt siuke natuke nagu klišeelik, natuke nagu agentuuri poolt kirjutatud see. Ja Aivaril algus oli, see esimene pool oli kohutav, ma ütlen ausalt kohutav, aga teine pool sai siukest huumorit, et mina nagu selles mõttes ei ole paadis, et selles paadis, et hea kõne oli, ma oskan natuke läbi näha neid asju, aga sellest krediiti küll peab Aivaril andma, et võttis ennast selle ma arvan, ta oli ikka nii endast väljas, aga ta nagu päris sõnastus oli ikkagi hea, on ju. Ja nagu ikkagi, kuidas mitte ründas, aga tõi välja ikka need punktid, mis oli vaja temal välja tuua ja nagu selles mõttes ilmselt õigest. Võtta Aivar Pohlaku selle kõne teise poole puhul, ma arvan, et seal oli võimalus isegi mõni hääl veel viimase hetkel nagu ümber pöörata. Just nende inimeste seas, kes siis võib-olla näevadki seda, et Ragnar Klavani kampaania on, ma ei tea, Reformierakond, Eesti 200 taustal mingi poliitmängud, mustamine ja kõik. Et see oli selline, ta oli hea kõne, kas sa võid sellega nõus olla, sa võid seda isegi naljakaks pidada, mida iganes, mis emotsioone see sinust tekitab. Aga ütleme, see tuli selline, see oli emotsionaalne kõne, võib isegi võib-olla mõni inimene võib isegi selles, ma ei tea, siirusest kahelda, kuigi mina otseselt siiruse hetkel ei kahtle. Ma arvan, et see tuli tal südamest, tema seda maailma niimoodi näebki. Mina seda maailma näen teistmoodi, siis meie nii-öelda teed siin tegi ei kohtu. Aga ma arvan, ta oli hea kõne. Aga lihtsalt oli. Ma arvan, et need kõned lõpuks, ma ise arvan, et tegelikult need ei mõjuta mitte midagi, et see lõpuks, kes seal ütles, et ta otsustab lõpus, tegelikult ta lihtsalt ei tahtnud öelda, et ta annab ühele või teisele oma hääle, ongi kõik. Aga mina ei tea, mina sain nagu meelelahutust selle osa ajal, et mis seal oli 2, 3, 4 võib-olla minutit, et sealt saab päris lennukaid tsitaate muuseum tuleviku tarbeks. Sina on ikka suke pehmete väärtuste kandja, et minu jaoks oli tõsine asi, mis mõttes, et tänane... Ei, mis seal tõsine asi oli? Ütle mulle, mis seal tõsine asi oli? Ei, ma räägin kogune tänane päev. Kogune tänane päev oli väga tõsine. Ei, absoluutselt. Mina räägin konkreetselt sellest lõigust, sellest kõne lõpust. Tänane päev oli väga tõsine ja ausalt öeldes minu meelest on väga hea, et ülekanne oli, siis ma saingi aru, et kui palju seal nendes üritustest, nagu need koosolekud ja need üritused, kui palju selle saaks nagu asju paremaks teha, kui palju seal tegelikult peaks korrektsemalt asju tegema ja kui palju seal vett on, mida valatakse, mis on täiesti mõttetu ja tarbetu. Aga see selleks, mina ei ole, vaata, pole isegi ühegi klubi fänn, tehke mis tahate. Aga vot nüüd jõuame äkki hääletuse juurde või? Ja, ütleme, kas võib-olla isegi, ma ei tea, mingil põhjusel pole hääletustulemustega kursis, siis ma arvan, et oleks mõistlik see ka ära märkida. Ei, ütlesime, et Aivar valiti. 68-34 oli häälte. Ütleme jällegi, et me mida sinuga oleme arutanud siin ja mida paljud jalgpalliinimesed on arutanud, siis siin on see kaotusel või võidul ja võidul on ikkagi, ma arvan, päris suur vahe. Ja see, et see nii-öelda häälte vahemik oli hetkel 68-34, siis ei ole see, et 3-5 häält läks ühele poole, et mis siis ma ei tea, 6-10 häält on, et siin me räägime tegelikult ikkagi ju, et 2/3 sai
võistleja ja teise kolma või no ma ütlen niimoodi, et Klaavan. võtame need, jah, Aivar küll ei nimeta neid riiuli, aga need on riiuliklubid. Võtame need maha, tegelikult on 60-40 on minu jaoks. Ma olen enda peas niimoodi pannud 60-40 ja selline tulemus, ja lõpptulemus 68-34 seeläbi mul on nagu mingid skaalad. Kui Klaavan oleks võitnud, ma oleks rõõmus. Klaavani nappkaotus teeks mind vihaseks, sest et siis ma oleks nagu kuradi süsteem vaata. Aga see lihtsalt kurvastas. Konkreetselt nii suur ülekaal lihtsalt selles mõttes kurvastas, ongi kõik. No mul on pigem selline tühi tunne, et ma mäletan, et kui ma siin aastat alustasin nagu selle mõttega, et mida siis nagu uued jalgpalliaastad tahaks, siis mu see mõte oli see, et ma tahaks, et Eesti jalgpalli inimesed siis armastaksid jalgpalli, mitte ise ennast jalgpallis. Ja seda oled sa korduvalt ja ma olen täiesti nõus selle. Ja ma ütlen, need valimised ikkagi jätavad mulle selle sama mulje. No, võib-olla ma tahan nagu näengi neid asju ainult enda nii vaatevinklist, et kuna ma ei ole ühtegi klubi kunagi juhtinud, siis ma tegelikult neid olmeprobleeme ja asju ma seal tegelikult nagu ei tea. Aga jällegi, kui paneme selle Eesti jalgpalli, paneme mingisse riigiskaalasse, et oletame, et Eesti riik oleks oma arengu tasemelt samal tasemel nagu Moldova, siis tegelikult meie Eesti jalgpall ongi nüüd Euroopa jalgpalli mõistest on totaalses põhjas kõikides nii-öelda valdkondades, millest me üldse nagu rääkida saame. Sportlikust tasemest, ma ei tea, rahastustest, huvist, millest iganes. Ja seda sama nii-öelda siis Eesti riiki, mis on siis Moldova nii-öelda võrdkuju hetkel, oleks juhtinud 30 aastat samad inimesed. Siis ei ole ju võimalik, et ausatel valimistel rahvas, ma ei tea, kes iganes seal valib, praegu räägime organisatsioonist, tahaks jätkata samamoodi. No ei ole võimalik. Et kõik parameetrid ei ole head, aga me läheme ikka samamoodi edasi. Ma räägin, ausatel valimistel see ei ole võimalik, aga Eesti jalgpallis aastal 2025 on see võimalik, mis kinnitab mul ikkagi seda, et oma jalgpalli nii-öelda kultuuris, jalgpallipoliitikas, hääleõiguslike klubide seas me oleme ikka totaalne Ida-Euroopa või Aafrika või mis iganes paralleele siin tuua. Mina tahaksin nagu ikkagi õnnitleda kõiki klubisid, kes oskavad näha asju positiivselt. Meil on kõik hästi, meil on noortetöö hästi, meil on Premium Liiga hästi arenev, numbrid tõusevad meil, koondis on heal tasemel, meil on naiste jalgpall, futsal, rannajalgpall, kõik on suurepärane. Et sellist nagu rahulolu ühe juhiga, ma arvan, naljalt ei saa lihtsalt, et kõik, ma siinkohal nagu kedagi ümber veenma ei hakka, lihtsalt, mis siin öelda, vaata? No seda tulebki tunnustada, et selles mõttes, kui Klaavan ja Klaavani tiim hakkas kandideerima, algusest peale teetame, ma arvan, selline avalik arvamus nagu selle nurgalt, et kes võidab, oli nagu kogu aeg, et loomulikult poolek ikka võidab, et olgu need seal riiuliklubid, aga olenemata nendest tegelikult oli võimalik võita. Matemaatiliselt on võimalik saada hääled kokku, niimoodi, nagu sa isegi tegelikult välja tõid. Ja seda tegelikult lõpuks ka ei suudetud, et ma arvan, siin tulebki veel ikkagi otsa vaadata sellele, et panustati sellel tiimilt väga-väga palju, nii finantsiliselt aega, tahtmist, ma ütlen ausalt, isegi programm päris hea, mulle meeldis, jalgpalli huvilisele, kes tahab ambitsiooni näha, ma peaks ütlema, et on hea programm, aga see ei kõneta. Järelikult ma pean ütlema, et midagi üle tagantjärgi tuleb öelda, et järelikult valiti vale tee. Ja mulle tundubki, et see liigne, siis ma ei tea, politiseerimine, ütleme just, ma ei tea, selle Reformierakonna Eesti 200-ga ilmselt siis ikkagi peletas mingid klubi teemal, et kes ei tahtnud seda mängu mängida. Aga mis sa mõtled vale tee, et kas sa tahad öelda, et polekski pidanud avalikust mitte kuidagi teavitama, olekski pidanud need klubisid ainult kõnetama kogu ressurss sinna ja lähme või? Ma ei oska sulle öelda, mis see õige tee, et oleks päeva natuke analüüsima ja kindlasti need inimesed ka hakkavad analüüsima. Need klubid... Ma kiirelt ütlen sulle ära, et mis on selle, ma räägin selle praeguse, ütleme, kui me tahame, et Aivar Poolaku asemel tuleks nagu uus juht, et kuidas see nagu see välja peaks nägema? See asja välja peab ju nägema selliselt, seal ei ole tegelikult ju mingit programmi vaja isegi. Programm on vaja see, et sul on vaja need inimeste hääled kätte saada. Ehk siis, kui me teeme seda jälle mingit võllanalja siin, et kellele pallikotti, siis anname 3 pallikotti. Ehk siis, mängige ainult selle peale, mida need klubid tahavad. Kui need klubid ei taha kuulda su avatud suhtlusest, siis ära seda kuradi avatud juhtimist või suhtlust asja, ära üldse tee. Tee ainult seda, mida nemad tahavad ja tee seda natuke paremini kui praegune juht ja sa võib-olla saad need valimisi võita. Praegu oli näha, et selle avaliku kaasamisega ikka sa mitte midagi kätte ei saa. Tead, mis on, mina nagu, jah, kui sa tahad, tead, mis on nagu, see on üks point.
kui me räägime valimiste võitmisest, siis jah, aga ma selles mõttes olen nõus, et need inimesed, kes selle taga on, nad ei taha lihtsalt nagu valimisi võita, nad tahtsid päriselt nagu jalgpalli muuta, tahtsid teha teistmoodi ja nad olid selles mõttes ju ausad algusest peale. Siis oleks ju täpselt see mingi Kaja Kallase teema, et vaatame, et makse ei tõsta ja siis kui tuleb võimule, siis tõstab, on ju. Ma olen nõus muidugi, absoluutselt. Mina seda hindan, et okei, nad ei võitnud lõpuks ja tegelikult said lüüa, on ju, aga ma olen üsna kindel, et nad ei oleks nagu oma põhimõtetest eemaldunud, kui nad oleks võitnud. Ja see on minu jaoks on see oluline. Võib-olla teiste inimeste jaoks ei ole oluline, et ma ei tea, võib-olla mingi suvalise klubi jaoks ongi oluline, et las maksab mulle paar bussireisi kinni ja suva, ma annan selle hääle. Aga nagu minu kui jalgpallifänni, jalgpalli armastaja jaoks on see väga oluline. Nagu me võiks aastaks 2025 lõpuks selle ära valideerida, et me võiks juhtida nii, nagu me juhime riiki, aga me ei teinud seda. Järelikult meie jalgpalli kogukond on veits teistsugune, vähemalt suures osas on ja naljakas. Ütleme siis niimoodi, et hääleõiguslik jalgpalli kogukond just. Ja teine asi on see, et me rääkisime sellest eelmine episood, aga ma tulen selle juurde tagasi, et nagu kõikide kaasosaliste, ma olen üsna kindel, et tegelikult väga paljud klubid olid hääleõiguslikud ja ei kasutanud seda ühekordset sissemakset õigel ajal vaata. Ja ei astunud või mis iganes põhjusel ei astunud liikmeks. Et kas selle taga ma ütlen nii, et kas te olete süüdi tegelikult? Selles mõttes, mul ei ole klubi, oleks mul klubi, ma ei tea, FC Tribüün mingil hetkel, ma üritaks leida viisi, kuidas ma saan olla nagu, ma ei tea, üks asi on hääleõiguslik ja teine asi on, kuidas ma saan kaasa rääkida. Et sellest ei ole piisavat, te käite seal dialoog kohtumistel. Jaa, aga pane ennast näiteks klubi juhina mingi 2 aasta tagusesse olukorda. Kas oleks üldse oma võimu silmas ette näidud, et me aasta 2025 on? Ei, ma ei näinud. Aga üks asi on valimised, aga valimised on üks asi, kus sa saad mõjutada, aga seal on veel ju tegelikult asju, et ma ei tea, kuidas... Kuidas sa fännina oled siis nendes kohtumistel seal midagi mõjutanud? Ei mõjuta ju. Ja paratamatult ka need klubid, kes seal käivad, mida nad seal liiga palju mõjutavad. See sama näiteks teise liiga reform, kui sa kuuled klubide, kes seal neid liigasi mängivad, ei ole mina näinud seal mingit jube torm, et jube geniaalne idee. Ei, sa räägid dialoogkohtumistest, kus ei ole vahet, kas sul on hääleõigus või nii, aga ma räägin nagu üldkogu. Ja isegi see on võimalus, kui sa oled nagu millegi vastu, kas see on võimalus seda näidata, lõppude lõpuks. Et ma ei tea, see sama Paide vaata on vastu, aga halloo inimesed, et mingitel asjadel ka nagu nii-öelda oma sedelit tõstnud, et nagu siin on ka nagu iseendale otsa vaatamise koht on ju, et nüüd see viimast pool aastat te olete nagu palju asju rääkinud, kus te varem olite. Me sinuga ja meid on tihti peale mingiteks kritiseerijateks ja debiilikuteks, nii et me oleme seda kogu aeg rääkinud, enne tribüüni me oleme sinuga kogu aeg rääkinud, mis toetus siis klubidele 0 vaata ja nüüd ärkasime üles ja kõikidel tasemetel klubid ei ole seda võimalust kasutanud ja see on üks asi ja teine asi on see ka, et ma arvan, et isegi praegune jalgpalliliidu juhatus hea meelega võtakski mingid ideed vastu ja töötaks kaasa. Klubid on nii fucking passiivsed meil Eesti ja me teame seda. Ja see on ka nagu suur probleem. Ka need, kes hääletavad nii Aivari poolt kui ka vastu, teate kõik nagu võtke see juhendab nende kätte ja mõni, ma ei tea, võtab ja teeb on ja arusaadav, et ressurssi ei ole, aga tegelikult nagu ka öeldi, et minimaalsete ressurssidega maksimaalne tulemus on palju rohkem võimalik teha, et see kogu aeg see peitu pugemine, et ma ei oska, ma ei suuda, mul ei ole aega, mul ei ole ressurssi, see on nagu vabandus, mis käib Eesti jalgpallist pidevalt läbi ja selle vabandusega me lõhume oma jalgpallisüsteemi, me lõhume noorte jalgpallurite tulevikku ja oleme mudas, kus me oleme, ongi kõik. Ma räägin, see alustasid ju tegelikult väga hästi, et just nagu selle püramiidi mõttes, et mitte klubid meil ei pea nõudma jalgpalliliidult, vaid jalgpalliit nagu nõuab klubidelt, et see nagu paradoks on. Aga minu jaoks on nüüd selline küsimus, et ikkagi jääb üles, et kuigi see valimiste võit oli nagu küllaltki nagu ülekaalukas, et kas me siis nagu lõpetame täna need valimised ära või meil ikkagi siis kaotaja pool hakkab apelleerima, kas need valimised olid üldse seaduslikud, et mul endal on ikkagi tunne, et me 19. juuniga hetkel nii-öelda presidendi valimisi ei lõpeta. Ei, seda nad võivad teha ja see on nagu täitsa valiidne küsimus taaskord, et nii palju isegi lihtsalt analüüsides seda, mis pildi pealt nägi, ma ei isegi lasku juriidikasse praegu, kus mul ei olegi mõtet laskuda. Aga lihtsalt see pilt, see nägi juba vale välja. Kuule, come on, see kast on Aivari ees. Kujutad see ette, ma lähen Riigikogu valimistele ja ma ei tea, Kristel Michal istub mu ees, ma pean sedeli panema Kristel Michali silme ees.
see ei ole ju see ei ole mitte kuskil normaalne, kuidas see oli, ma ei saa sellest aru. No ja mitte, et ma olen mingi hull vandenõuteoreetik ja arvan, et sealt august keegi mingi käe topib, aga kuule, no kas ta ei saa sebida üks laud, kus ei ole auku, miks ta paned selle augu peale selle kasti ja no need, kus nad täitsid, need ei tohi ka nagu nii avatud olla, noh, see selleks, et. No okei, ütleme, ruum on piiratud seal on ja, aga noh, minu jaoks oli nagu naljakas võib ikkagi selline, et asi, et kui meil on siis, ma ei tea, ühes tiimis on mingid juhatusliikme kandidaadid, kes on ka N19 juunit olid siis nagu juhatusliikme kandidaadid ja noh, avalikest registrites nad justkui nagu ühtegi klubi ei esinda ja siis nad on ka seal kuidagi hääletavad, et noh, see ei jäta ju kuidagi head muljet, et see ei ole tõsiselt võetav asi, et ärme siin praegu juriidikasse nagu hakka nagu sekkuma, aga no ma ei tea, me Eesti jalgpallis nagu reaalselt, me isegi nagu ei taha teha seda, et see nagu näeks hea välja, no isegi ei taha teha. Vaata, see on täpselt see, ma räägin, need programmid, asjad, top 50, ma ei tea, kuradi, ma ei tea, tulude kasv, treenerid, see kõik on väga tähtis. Aga lõpuks, mida Eesti jalgpall vajas ja mida me ei saanud, ongi nagu normaalne avatud juhtimine. Me nägime täpselt täna seal, kui mingisugune Marek Lemsalu tõstab sedelit, see on täpselt see, mida ma ei tahagi näha. Ma vähemalt loodan, ma esitasin seda üle-eelmisel dialoogkohtumisel, see oli tegelikult fänniparlament, mis iganes see üritus oli, Aivaril, et no muuda ära see vaata, et sul on nii mõttetud nagu need, seal on liiga palju klubisid, kellel on hääl õigus, kes ei tohiks asja otsustada. Ma loodan, et vähemalt see tehakse korda see asi, ja juhatuse liikmed hakkavad kontrollima iga-aastaselt ja need, kes ei tegele, need on nägemist. Aga ma ausalt, tead mis, ma ausalt kahtlen, et seda tehakse. Ma olen, ja meil ei ole nagu demokraatliku ühiskonna siuke nii-öelda patrulli on ajakirjandus, aga Eesti jalgpallis ei ole siukest nagu patrulli, et võib-olla mingi Delfi või Eesti Ekspress vahepeal teeb midagi, aga Aivarit see ei heiduta. Tegelikult peaks olema, kui meil on mingi jalgpalliportaal või spordiportaal, need peaksid nagu tegelikult kogu aeg küsima, et millal on ja aga meil seda ei tule kahjuks. No jah, siin võib jälle hakata filosofeerima, et mis see nagu jalgpalliline tegevus üldse on, et no see on jah, kuradi, vabandust, aga see on jah, Aivar võib demagoogia ta tahtis kirjanikuks saada, ta võib demagoogia õpiku kirjutada, et see tuleb tal hästi öelda. Aga noh, teine põnev teema on ikkagi selline, et kuigi need valimised olid nagu väga ühepoolsed, siis sellist opositsiooni meil ikkagi ju Eesti jalgpallis ei ole kunagi olnud. No ikkagi isegi praeguse seisuga on kolmandik, reaalselt on ju. Üks asi, mis nende fantoomklubidega veel on, vaata, mõni võib olla ma ei tea, kas ei julenud ei taht, et nagu nii vaata, et hakkab oma peas kalkuleerima, et seal on Aivaril juba 15 häält, et ei ole mõtet on ju, aga kui neid ei oleks on ju, siis võib-olla oleks teine tunnetus, aga see on hästi spekulatiivne praegu. Et nüüd on nagu põnev näha, et kuidas see nagu jalgpalli juhtimine ja selle, ma ei tea, jälle Aivar kasutas ju väljendid, et jalgpallipere on nii polariseeritud tänu nendele valimistele ja eks demokraatia on üldse paha selle nurga alt, et seal võibki mitu kandidaati olla. See mitu arvamust, see on üldse halb. Ei pruugi jah, ühte nagu suunda viia, aga põnev on just nagu näha seda, et varasemalt ongi väga lihtne öelda, et ükskõik mida me jalgpallis teeme, sul on seal 97-0 mandaadid enam-vähem, päris nii palju ei ole, aga mingi 80 aastas kohal käinud või 83 tähendab. Et siis on ükskõik kus suunas me liigume, keegi on nagu luba antud. Nüüd on 1/3 ikkagi ilmselt nagu selle programmi või poliitika suur austa ei ole olnud, et kuidas nagu jalgpalliliit käituma hakkab, kuidas ta hakkab käituma võib-olla nende klubidega, kes on siin väga julgelt avalikult välja tulnud ja kuidas need klubid, kes on välja tulnud, kuidas nemad kavatsevad jätkata, et kas ma ei tea, siis suuremad nõudmised nendele asjadele, mida nad oluliseks peavad, jääb ka avalikkuses nii-öelda kandma, kas nad võitlevad selle eest, ma ei tea, kuidagi lähevad tagataustale, et neid arenguid on, ma arvan, põnev jälgida. Ma arvan, midagi ei muutu. Sa oled nii pessimistlik? Ma ütlesin seda eelmine kord ka välja, ma arvan, et see oli kõige parem võimalus Pohlaku leer juhtimisest nii-öelda kõrvaldada selle, ma ei tea, meie kui jalgpallipere, me magasime selle maha paremat võimalust ütle. Ragnar Klavan oma viimastes kommentaarides ütles, et ei kavatse nad nagu midagi Ragnar Klavan ütles, et 50-50 ka, nii et see... Ja see on üks asi nii-öelda, ma ei tea, poliittulemuste hindamine, analüüsimine, kuigi... Ei, ma arvan, et seal ei olnud analüüs, ma arvan, et seal oli lihtsalt see enesekindluse süstimine oli see, mis ta üritas teha. Ma arvan, et seal mõisteti väga hästi, et tegelikult hääl ei ole koos. Täitsa võimalik, aga ma arvan, et nad arvasid ise ka, et nad saavad rohkem kui 34 häält on minu tunnetus. Ma arvan, nad arvasid nagu mina, et saab
lõpuks pessimistnikus oli realistlikus. No seekord oli taaskord jah. Seekord oli, see on hea väljend. Ütleme Eesti jalgpallis, ütleme pessimistlik olla, ongi realistlik enamasti olla. Aga kus ma tahtsin jõuda oma selle mõttega, et sõnum oli ikkagi selline, et ei kavatseta püssi nagu põõsasse visata, et vaatame, kas need sõnad peavad või ei pea. Ei, asi ei ole selles, vaata mingis kampaaniat, muidugi sul ei ole raha teha ja ma ei tea, aga kas või nagu tõesti see võiks positiivne mingi areng jätkuda, et nagu jalgpalli hüvanguks mingid asjad. Minu meelest väga üllas oleks, kui need seesama Leer pakukski jalgpalliliidu, et vaid teeme neid asju ja see ei tähenda, et sa pead nagu täiesti eemalduma, see kõik, mis te teete on nagu debiilne vaata, aga teeme nagu lisame selle. Ja, aga sa näiteks Aivari programmist, see kõik paberil jälle, me ei tea, palju see nagu nii-öelda käibele läheb, aga olgem ausad, ka seal nii-öelda programmis oli nii mõnigi asi oli tegelikult ju võetud. Sa mõtled praegu arengukava või programm? See programmi, kus ta kõnet pidas vaata. Okay. Et seal oli ju nii mõnigi asi, et mis oli näiteks minu jaoks on prioriteet number 1, number 2, number 3 Eesti jalgpallis on Premier Liiga. Kõik ülejäänud asjad mind tegelikult on tähtsad, aga need ei ole minu jaoks nii tähtsad Premier Liiga. Nii, ja mis see sealt huvitav? Näiteks Aivari programmis oli kirjas, et Premier Liiga klubi juhtidel hakkab ka nüüd ikkagi siuke tihedalt kooskäimine, asjade arutamine käima, et jällegi... Et 2 dialoogkohtumise asemel on 3 näiteks. Ei, no klubid saavad kokku koos käia ja jällegi, selle 34 hääle seas me tegelikult ju ei tea, et kuidas need hääled totaalselt jagunesid. Me võime enam arvata, eeldada midagi. Aga kui mängida sellist mängu, et normaalsetes liigades sellised asju otsustavad mitte ainult Premium Liiga, vaid ka esiliiga klubid, siis me saame iseseisvatel klubidel juba selle Premium Liiga esiliiga pealt, saame juba päris arvestada kogu see kokku, kellel võib-olla siis, kas ma ei tea, häälte enamus päris nagu tekib, aga selline 50-50, võib-olla kellelegi veel natuke on nad seal pranikud, et võib-olla saad ka oma punti, et seal võib hakata isegi nagu mõnemaid asju nagu selle nurga alt tekkima, et see on nagu minu lootus. No kui nad peavad muidugi hakkama, aga see on fakt, et see kõik on tegelikult nagu detail lõppude lõpuks, sest et kui jalgpalliliit Aivar Pohlak kontrollib Premium Liigat, siis nad võivad seal mingit oma nipet-näpet asju korraldada, aga nagu põhise karavan on ikkagi ju Aivari juhtida. No ootused on nii madalad on teist jalgpallis nagu see nende uuenduste koha peal, et kui antakse natukenegi midagi. Kui Sportland Arena see tuuleseid ehitakse, see on juba võit, ma vaatan. Aga kuule, sina kui rääkides sellest arengukavast, sina kui ikkagi fännirühmituste seal oli kava, või plaan tähendab, mõõdetav plaan, et aastaks 2030 kõigil Premium Liiga klubidel, kes siis osalevad, on oma fännirühmitus. Võiks olla, oleks tore. Kuidas sa hindad seda, et ma nagu selles mõttes tore, et Eesti jalgpallit mõtleb sellele, aga ma päris täpselt ei tea, kuidas sa nagu realiseerub ta. Kuidas sa see on täpselt selline asi, kuidas sa kunstlikud ja teinekord isegi klubi, ma arvan, ei saa seda nagu selles mõttes forseerida mingid klubi tegevused, loomulikult võivad seda teha ja soodustada, aga sa ei saa nagu, see on täpselt üks asi, mida sa tegelikult, otseselt ei saa, see tundub veider. No jah, mind ajasid need fännluse eesmärgid muigama, seal teine mõte oli veel see, et kõik klubid peaksid jalgpallihaigla nii-öelda alla koonduma või mis iganes, kuidas see sõnastab täpselt oli, aga mis puutub seda, et igal klubil võiks olla siis nii-öelda ametlik fänniorganisatsioon, jah, siis ma olen nagu nõus sinuga, et selline asi saab ainult tekkida siis, kui on selle klubi juures 2, 3, 5, 10 aktivisti, kes hakkavad seda asja omast tahtest, mitte et keegi surub neid või kuidagi, ma ei tea, motiveerib mingit asjadega, vaid omast tahtest hakkavad seda asja ajama ja siis saab see tekkida, et jalgpalliliidu arengukavas selline asi küll ei saa olla, ei pea olema, isegi ei tohiks olla, See nagu natuke näitab jälle, see on lihtsalt üks näide sellest, kuidas jalgpallid, nad nõuavad, et mingid kogukonna areng oleks. Paneme, mõtleme, brainstormime mingid punktid, see on täpselt need asjad, kuidas nagu, kui oleks näiteks koostöös fännidega, nad oleks tulnud, kuulge, et mis iganes, paneme kogukondlikud eesmärgid, mis te arvate? Mitte ükski fänniorganisatsioon oleks seda pakkunud, mitte ükski. Siin tuleb midagi täpsustada, et see ei ole veel mingi lõplik arengukava. Aga kuule, see kuskilt see idee ju tuli. Aga see on täpselt jah, see on see ehtne värk, kui mingid asju panevad kirja inimesed, kes nagu tegelikult selle valdkonnaga üldse ei kursiski vaata. Kui ma teeks näiteks pastaka tootmise ettevõttele mingid eesmärke vaata, et ma ei tea, aastaks 2030 toodame 77 000 Tintenbergi. Ja kusjuures ma tegelikult läheks nagu selle mõttega edasi just nagu selle infrastruktuuri mõttes on ka see, et kõik need staadionid, no mitte kõik, aga enamus, mis meie staadionid on nagu ehitatud, kaasa arvatud Salekuka Arena, need on ehitanud või projekteerinud inimesed, kes tegelikult ei ole kunagi seda jalgpallifänni kogemust nagu saanud, osanud sellest aru saada, et kui välismaal nagu neid asju tehakse,
konsulteeritakse fännidega, et noh, kuidas oleks parem selle nurga alt, kuidas läbilaskevõime oleks parem, missugune peaks fännide tribüün olema, et kõik asjad. Noh, siis Eestis ju keegi selle peale üldse ei mõtlegi, et noh, okei, jah, see me juba oleme sinna, et katustki ei ole, aga lihtsalt selline mõte tekkis veel. Kuidas siis tunned ennast? Ma ütlesin, no tühi tunne selles mõttes, et kui sina olid nagu pessimistlik, siis tegelikult, kui sa pessimistlik oled, siis nagu pettuda on nagu mingi nurga alt raske, kui sa neid ootusi nagu üles. No see nii-öelda pettumus või mingi negatiivne emotsioon on lihtsalt nagu väiksem. No siis minul oli see, et kui ma siin eelmine nädal ma kuulutasin, et 40+ häält ma näen nagu kindlasti tulemas ja et kui mingid asjad nagu kokku jooksevad, siis miks mitte läheb tasapeliks, et siis selles mõttes loomulikult ma adekvaatselt realistlikult sain aru, et selle tõenäosus ei ole liiga suur, aga keegi selline valimiste nii-öelda ootamatus on ikka alati mängu juurde käinud või noh, mitte alati juurde käinud, aga mõnikord võib käia, et kus ütleme mingid asjad, mis paberil justkui on nagu välja joonistatud, siis tegelikult nagu lõpuks ei realiseeru, et mul see väike usk ja lootus nagu selle nurga alt oli, et selle tõttu ma ei tea, jah, ütleme tühi tunnen selle nurga alt. Kes võiks väga rõõmsad olla sulle? No kindlasti võivad rõõmsad olla need 68 klubi või siis 68 hääleõiguslikku liiget, kes käisid valimas. Aga mille poolt nad siis lõpuks ikkagi... Stabiilsuse, head suhted, lojaalsus, abivalmidus, mikroprobleemidega tegelemine ilmselt paljudel. No, ma arvan, see on nagu minu tunnetus, et... Ehk siis, mis me tahame öelda, et inimesed ikkagi lõpuks see kaalukaus, see üldine jalgpalli areng nagu ei kõnetas minu enda klubi, see, et minu enda klubi hirm selle ees, et minu enda klubil läheb halvemini. No, mulle tundub küll, et paratamatult ju ikkagi, et noh, kui me räägime siin nagu professionaalsest klubidest, siis tegelikult professionaalses klubis Eestis on ju, ütleme, kes või on nagu professionaalse ambitsiooni klubisi, on Eestis selline 14, et ülejäänud ju nii-öelda liikmed on ju amatöörklubid või siis, ma ei tea, noorteklubid või mis iganes, et nende mured ei ole see, mis on, ma ei tea, sinu ja minu mured, et Eesti klubid võiks Eurosarjas edasi saada ja koondis võiks, noh, kuigi koondis võiks olla küll nagu nende mure, et Eesti koondis nagu hästi läheks, et nende mured ongi teised, noh, ja ütleme, et nende murede lahendamine siis ilmselt ületas seda, et Eesti jalgpallis võiks tipptasemel ambitsioonikult asju teha. Mina ütlen niimoodi, et ma ei tea, praegu on küll selline, ma hakka mingit, ma veel mõtlen, mida ega minu elus näiteks ei muuda selles mõttes oluliselt midagi. Mulle meeldib jalgpall, eks ma ikka nagu vaatan, jälgin seda, praegu on küll selline tunne, et kuigi meil on tribüüni kokkutulek Levadia kodumängul on ja, aga seal selles mõttes vähemalt heategevuslik mäng, aga praegu näiteks mind ei kutsu kuidagi Flora ja Levadia kodumängud üldse, isegi nagu eurosarjade mõttes võib olla RFS-i vastu natuke on põnev, aga ma ei tea. Aga see selleks, ma ei hakka praegu suuri sõnu ütlema. Lihtsalt praegu mõtlen küll, et need, mis meil on need dialoogkohtumised Aivariga fännid, sinna ma küll praegu seisuga ei viitsi minna. Sest ma olen selle 7 aasta jooksul, mis ma olen käinud või 8, ma täpselt ei tea, ei hakka valetama. Umbes peaaegu kõikidel käinud, kus sul on kutsutud. Ja need samad probleemid on samad vestlused, alguses oli naljakas, viimast korrad on pigem nagu siuke ajaräskamisena tundud, et minu meelest Aivar näitas selle programmiga, et teda ei huvita nagu avalikkus, teda ei huvita fännid ja mind ka nagu väga enam ei huvita, mis jalgpalli teeb. Ongi kõik, ma püüan lihtsalt, mul on praegu see, meil on ju kava, me ei tea, millest me rääkisime praegu, driftin enda mõttes lihtsalt seda mõtet, et ma püüan lihtsalt leida, kuna ma armastan jalgpalli, kindlasti ma ei taha mingi Eesti jalgpallile selja pöörata, see ei ole nagu nii dramaatiline. Aga ma tahan leida siis midagi, mis, näiteks tribüüni juhtimine selles mõttes aitab, aga püüan leida selle, kas need klubid, kes avalikult ütlesid, et nad on Klaavani poolt, võib-olla neid kuidagi siis nende mänge näiteks käia on ju, et läbi selle toetada ja kuidagi leida mingid viisid, kuidas ma saan nagu aidata ja panustada ja ongi kõik. Ma tean, et see selles mõttes suurt vahet ei ole, kas ma käin seal Flora kodumängudel või mitte on ju, aga lihtsalt kuidagi siuksed mõtted on praegu, et kui need klubid, kes toetasid nagu selja keeramist publiku osas, siis ma nagu ei saa aru, kuidas te ootate, et nagu publik vaataks näoga teie poole. Sellest, ma ei saa sellest aru ja mingit kasvu, mille pealt te ootate seda, ma ei tea. Äkki tuleb vaata, selles mõttes Aivar on tõestatud juht ju. No jällegi vaata, kui me räägime sellest nagu 68 häälest, siis seal väga suur osa ongi selline, kelle
noh, me räägime seal reaalselt mingist 4. liiga mängudest või noorte mängudest, et noh, see tegelikult ju kõigi jaoks on suht suva, kes seal kedagi käib või käi, aga fänni mõttes jah, ma arvan, et ega see on nii värske, et eks enda jaoks peab ka need asjad võib-olla nagu lahti mõtestama, et kuidas sellist asja nagu selle nurga alt suhtuda, et ma olen ka ikkagi nagu nii kirglik jalgpallifänn nagu selle nurga alt, et minu jaoks on nagu 2 varianti. Kas ma olen 100% sellest Eesti jalgpallist sees kogu oma kehaga, kogu oma mõtetega, kogu oma energiaga või ma siis ei ole üldse. Et mul ilmselt seda vahepealset perioodi või seda vahepealset versiooni nagu liiga palju olla ei saa, et no sul on see, et sa oled nagu Nõmme Kalju fänn ja sinu klubi selles mõttes oli ikkagi, ma tegelikult lõpuni ju ei tea, kuhu Kuno see risti lõpuks pani, aga ma eeldan, et tal poleks olnud vaja seda klounaadi teha, et mingid ilmselt pani ikkagi Klaavanile on ja sul nagu selles mõttes on vähemalt väljund olemas, et sul on nagu Nõmme Kalju ja aga vaat see, ma räägin, kui sa oled isegi nagu Eestis oled mingi kindla klubi fänn, siis okei, ma tean, et Floral on mingid sellised fännid, kes võib-olla vaatavad ainult Flora mänge ja üleüldse nagu muu Eesti jalgpall üldse ei koti vaata. Siis noh, kas või nagu ma ei tea, Kalju näitel, meil ikkagi mingi enamus inimesi vähemalt hoiab nagu pilku peal, mis toimub nagu mujal ka vaata, et noh, ma ei kujuta ette, et ma käiks Kalju mängudel ja siis ma ei tea, või samal päeval on Flora Levadia ja siis ma näiteks ei vaataks seda või mul ei oleks nagu suva, kes selle mängu võidab või et noh, see oleks nagu minu jaoks täiesti võimatu, et ma niimoodi ei saaks, et kõik saavad vanaks kunagi ja mõtestavad asju ümber. No ei, räägin, kui sa oled, see on ikkagi nii suur armastus pikka aega olnud, et no siis ei keegi sunnigi sind ju, see ongi mõtestuse koht. Ja, aga vaata, kui aju tahab võib-olla ühte ja süda teist, siis no see on raske jah, et ega ma ütlen, ma mõtlesin, algusest peale ma ütlesin, et Aivar võidab ja selles mõttes minu jaoks see oli nagu see šokeeriv uudis vaata, et see nagu selles mõttes tekitas ju ma ei saa öelda 0 emotsiooni, 0 üllatust selles mõttes on ja eelmine nädal ka, ma ei rääkinud seda sellepärast, et kellelegi vastanud, ma tõesti arvasin, et seal, ma muidugi arvasin, et veel vähem, et ongi 30 häält, et 34 saada, see on juba suurepärane. Ja, aga kui minul 40 siis oli, siis tegelikult me enam keskel. Ongi, me peamegi, teinekord peabki omavahel arutama asju, siis täpsema tulemuse, aga lihtsalt praegu see on siuke, räägime küll nagu ei millestki, aga eks vaatab kutsuma kõiki, ma pigem kutsun kõiki ikkagi 21. kõigepealt mängule ja siis pärast seda ikkagi kultuursele üritusele, mis on koht Beer Garden on ju. Beer Gardenisse, siis saame seal arutada inimestega, kuidas teised tunnevad, vaata. Need võib-olla, ka need, kes on Pohlaku poolt häält, nagu, mis teie tunded on, vaata, et mis seal hästi on, jumal, ma olen nagu kui nagu vägivaldseks ei lähe, siis minu poolest on jumala fine, et saabki arutada. Jalgpallist mulle tegelikult meeldib arutada, lihtsalt ma olen nagu väsinud, et nagu see Aivari arengust me oleme nagu 30 aastat juba arutanud ja tribüünis 3,5 aastat ja no ma kusjuures vaatasin näiteks, et Sokkernetis Raul Ojasaar ütles ka äkki midagi sellist, et ta oli tegelikult sellest valimistrallist nagu suht väsinud on ja ma vaatasin, sai nagu kriitikat isegi fännidega, siis ma tegelikult ütlen ka, et ma olen ka nii väsinud sellest, et üks asi on siin, ma ei tea, arutada juba ka pool aastat seda juba enam-vähem, võib-olla natuke kuskil kirjutada ka veel, sina rohkem kirjutada, aga räägin reaalselt, mul pole vist jalgpalli inimestega, ma arvan, mingi viimased 3 kuud, kui ma kuskil lähen kas või jälle mingi õlelauda või üldse kuskil midagi arutada jalgpallist, ma sellest asjast nagu nii palju arutanud, et mul on reaalselt on sellest presidendi valimist Aivar Pohlakust, Ragnar Klaavest on nagu nii kopp ees. Ei, Maarja, üks asi, tead miks Raul kriitikat sai, sest et Eesti jalgpalli ajakirjanik, aga see ongi kuradi Christmas party, nemad peavadki selle sees olema, sorry. Kui sa seda ei naudi, siis sama hästi ta võib öelda, et ma olen sellest eurost ka väsinud, kuule siis vahetad ametit, sorry. Sinust nagu fännidena, ega mul oli ka nagu lõpuks, et lihtsalt nii palju nagu keegi veel võtta kirjutas Telegramis, et kuule, tehke veel mingi kokkuvõtte sellest, esiteks, sorry, ma kuradi ei ole ajakirjanik, teeme endiselt selle vabast ajast, kes tahab aidata, siis Buy Me a Coffee's link on all, see nagu aitab natuke motiveerida. Ja teiseks, et tõesti oligi nagu väsinud ja tahtsin lihtsalt fakte konsulteerida ja nii edasi. Pluss nagu mingid, üks asi, need ajakirjanikud, kes nagu veits selle nagu Aivari selle mõttelaadi nagu positiivse kajastamisega kaasa läksid, need ajakirjanikud perse minna ausalt. Kõik muu on nagu fine. Võit on võit. Nagu need ajakirjanikud, kes ütlevad, nad on neutraalsed.
meie sinuga ei olnud kunagi neutraalselt, me ütlesime kohe ära ja see on nagu ongi kõik. Me pooldsime Klaavani seda. Kahju muidugi on see, et palga peal läbi saab mõelda. Mõtle, kui me oleks öelnud, teiselnud siin neutraalsust, vaata, see on ka nagu vale. Noh jah, ma olen siin Floraga nende aastate jooksul üldse ja jalgpalliidu juhtimisega siin väga neutraalne on enne neid valimisigi, et neutraalne. Et ma ei tea, kuidas see ongi vist äkki kokkuvõttes sellest teemast, et see vajab seedimist, siuksed on esimesed emotsioonid on ja... Ma räägin, minu jaoks on võtmesõna ikkagi see, et kuidas me edasi läheme siit. Et siit saab minna niimoodi edasi, midagi oleks juhtunud, siit saab niimoodi minna edasi, et mingid asjad lähevad paremaks. Et mina ei ole ka selline inimene, kes usub väga inimeste muutumisse, et kui mingid juurasjad on väga sisse nii-öelda põimunud, et siis liialt palju need asjad minu maailmas ilmselt ei muutu, aga ma tahan näha nüüd klubidelt seda ka, just nendelt klubidelt, kes praegu selle teekonna vastu võtsid ja ma tahan kiita neid klubisi, kes julgesid, et palju on räägitud ka tegelikult sellest, et võib-olla jällegi mingi vandenõuteooria on, aga võib oodata, ma ei tea, kättemaksu võib-olla natuke suur sõna, aga ütleme, et mitte kõige soojemaid suhted siis, et kui järgmine kord võib natuke abi vaja, siis võib-olla enam ei saa nii lihtsalt abi, et ma nagu neid klubisid tahan kiita, ma tahaks julgustada neid, et ajaga oma põhimõtted ikkagi edasi. Jah, sa võid ajada enda asja ja saada esiliiga mängul 500 inimeste korraliku meelelahut, sa võid mitte ajada ja saada Premier Liigas 280 inimest. Kas järgmised valimised on 2 kandidaati või on 1? Vähemalt 2. Okei, mina arvan, et 1. Aga okei. Oota, ma sain aru, et mina kandideerin ja siis ka kandideerid, et kuidas siis 1 on? Mille alt me kandideerime sinuga? Eraisik Maarja Tromp kandideerib jalgpalliidu presidendiks. Okei, no muidugi. Ei, siis küll. Siis on 2. Siis kui sa lähed, siis on 2. Minu hääl on, ma küll häält ei saa anda siis. Selleks ajaks teeme sulle jalgpalliklubisi. Jah, me hakkamegi kohe triima neid, ma arvan. Mina, minu vend, minu ema, minu isa, minu abikaasa, kõik teeme klubid ja hakkame jalgpalli arendama. Jah, mängijate müügiga hakkame tegelema. Miks ei pea lihtsalt spordimängude korraldamisega? Alguses pead natuke tegelema jalgpalliga. No natuke toksima paar korda. Vot, räägime millestki veel või? Eurosarja loosimist äkki või? No räägi, mis sa tunned, sa oled ju Kalju fänn, et kuidas sa loosiga rahul olid? Kuule, tõstame selle ette, et kes kellega läheb ja mis kellega võib teises ringis minna, siis inimestel on ekraani ees 30 sekundit saab vaadata. No natuke jah, võib-olla neid loosimistulemusi on selle nurga alt keeruline kokku võtta, kuna see esimene ja teine ring tulevad nagu kokku, et siis ei tea. Ma tegelikult alustaks võib-olla meistrist vaata, ma arvan, see meister on tegelikult... Ei, alusta endast, palun. Okei, kui sa nii väga soovid. Ma soovin, ma juhin seda saadet. Alustame Kaljust. Kui ma seal õigesti nüüd mäletan, ma midagi unustan nagu praegu ära. Kalju variandid olid Island, Malta, Gibraltar ja Albaania. Tuli Albaania. Sportikult kindlasti mitte kõige lihtsam vastane nendest 4. Aga kindlasti mitte ka selline vastane, kelle ees peaks nüüd ütlema, et kindlasti mingit varianti ei ole. Ma arvan, see on Kalju jaoks sportlikult täitsa mängitav vastane. Mina fännina soovin näha, nõuan edasipääsu sealt. Minimaalselt korralik esitus. Kas teil on esimene mäng Albaanias? Esimene mäng on kodus, teine mäng on Albaanias. Okay. Isegi kavatsen Albaaniasse minna, et nüüd vähemalt Albaanias pole isegi käinud ka varem, et selle nurgalt on vähemalt nagu tore meelelahutus. Tõenäoliselt seal on Albaania kõik klubid mängivad seal ühel staadionil, mis on ehitatud see moodne, kus ma käisin ka paar aastat tagasi. Minu soovitus on Albaanias hoiduge taksojuhtidega nagu alati vaata öeldakse, et taksojuhid petta, Albaanias nad võivad päriselt petta, et need vennad seal on kuradi siuke skämm. Aga minu teada, seal on hästi ebamugav, see lennujaam ka hästi perses lennujaam on seal Tiranas. Aga muus osas, no jõudu. Jah, tarvis. Kes teine vastane oli teil? Ja teine vastane oleks siis Leedus Tegelmann või St. Patrick's Athletic Iirimaalt, et samamoodi täiesti mängitav oleks. Et ma arvan, et arvestades seda, et Kalju on asetamata klubi, siis ei pea mingi täiesti ulme valdkonda minema, et jõuda 3. eelringi. Tuleb lihtsalt väga head esitused teha, natuke ennast ületada ja kõik on lahtine. Et selles mõttes ma arvan, et suures plaanis peab loosiga nagu ikkagi rahul olema. Ma lasen selle teema sul pikemalt seletada, mina ütlen lühikese hinnangu. Kalju ei ole ei kummaski, üldse selles nelikus Kalju on, ta ei ole favoriit ühegi selle 4 vastu minu arust, aga ma ei üllatuks, kui Kalju pääseks edasi 3. ringi. Eks siis ei ole nagu
selline favoriit, et nagu peaks hävitama, kindlalt võitma Kaljut, on ju. Aga ma ei üllataks mingite asjade kokkulangemisel. Ma arvan, et pigem mitte, aga vabalt võib purjetada kuni 3. ringi. No ma räägin, ma olen nõus suga, et ma ei ole küll... See hästi oleneb, kuidas teie võistkond ongi, kuidas ta nagu, mis vormis, mis emotsionaalses seisundis ta tegelikult päriselt läheb sellele mängule, oleneb ka muidugi vastastest arusaadavalt. Aga kui mingid asjad klapivad, siis ma arvan, et sealt võib täitsa 2 edasi pääse tulla. Kummaski paaris ma üle 65% kindlasti vastasele ei annaks. Ei midagi sellist, aga selles mõttes 65-35 on ka juba päris suur üle see. Aga räägin, pole neid uurinud vastaseid nii põhjalikult, aga täitsa mängitav jah. Vot. No nüüd võib Levadiast rääkida. No Levadia, Levadial oli, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli Malmö. Ei, algus on RFS ikka. Ja ma mõtlen, kes seal valikuvariant oli, ma tahaks nagu selleni jõuda. Ja seal oli Malmö, seal oli... RFS, Žalgiris. Siis oli ja DNS oli Veitsist. DNS ja keegi oli veel 5. Kups oli seda Soomest. No siis ma arvan, et Levadia sai nii-öelda ebameeldivuselt sai ikkagi nagu teise vastase. Malmö oleks kindlasti olnud esimeses ringis kõige ebameeldivam vastane, tuleb edu korral, siis teises ringis. No tõenäoliselt jah, kui nad Gruusia seda võistlevad. Või siis kui ebaedu korral äkki neile avastab. Kui ebaedu korral saaks Malmö kokkuvõtt, see oleks ebainn, ma arvan. See oleks ebainn. Et ma arvan jah, et loosiga Levadial pigem ei vedanud ikkagi nagu neid punte vaadates nagu selle nurga alt, et Vilnius ja Žalgiris on hetkel Leedu liigas päris halvas seisus ja ütleme Velsi sats on ikkagi ka selline, et kelle vastu nagu tahaks nagu... No Velsi satsi vastu minu jaoks peaks Eesti klubi ikkagi või favoriit olema. No jah, ma olen nõus suga. Et RFS on selline klubi, et ma olen nagu kõigega nendega nõus, kes ütlevad ka, et see on kindlasti nagu mängitav ja RFS ei ole nagu midagi erilist. Aga RFS-i puhul on see, et ma vaatasin ka just hiljuti, et Go3 tegi nende eelmise aasta Euro teekonnast tegi ka dokumentaali. Viskasin selle ka pilgu peale, siis... See on muidu YouTube'is ka olemas, kes tahab. Võib-olla isegi jah YouTube'is, et kes tahab vaadata. Et mitte liiga põnev vaatamine ei olnud, aga võib-olla natuke siseilu siis Baltikumi jalgpalliklubisse ka. Et mis mul nagu nende puhul tundub on see, et seal on see võitja mentaliteet on selles võistkonnas nagu nii metsik lood, et nad võib-olla individuaalse taseme poolest mängijad ei olegi nagu liiga palju paremad kui mingid Levadia mängijad. Aga seal on loodud see tõsine asi, et nad reaalselt usuvad sellesse, mida nad teevad. Ja selliseid tiimi... Kas sa tahad öelda, et Levadias ei ole võitja mentaliteeti ja mängijad ei usu endast? Mul hetkel tundub, et Levadia mängijad ei usu sellesse, mida nad teevad. Või mingi osa endast mängijatest. Siis seal on nagu see loodud ja see võistkond, okei, see eelmine aasta eelmises aastaks, et nad seal mingid ajaks ja kotti panid kuskil jaanuaris aga läbivalt nad suudavad nagu väga hästi mängida, et samamoodi, kuidas nad siin aastaid on tegelikult selle Riga FC liigas kotti pand, kes on tegelikult neist oluliselt suurem eelarvega, et... See aasta kusjuures Riga vist, kurat, ma ei mäleta, praegu juhivad, jah, praegu juhivad. Riga juhtis 4 punktiga enne derbit, aga ma ei mäleta, kuidas need derbi läks. Ma seda pole ka vaadanud, aga ühesõnaga jah, et selles satsis nagu tehakse nagu kuidagi väga head tööd, et ma arvan, et võib-olla isegi mõni võistkond, kes oleks nagu suurema eelarvega kui RFS, aga kellel sellist nagu lähiajalugu ei oleks isegi natuke lihtsam Levadiale, et ma arvan, et selle nurga alt ikkagi Levadial väga ei vedanud selle loosiga. Kusjuures derbi võitis Riga FC, nii et neil on nüüd, neil on 5 punkti vahet, okei, ma mäletan 5 punkti. Okei, no see on, ütleme, võib-olla ka mingi hea märk, et võib-olla, et need põhimängijad on tegelikult seal aastaid olnud. Tead, mis on, ma arvan, et Levadia miinus on Levadia see hooaeg on suur miinus. Levadia pluss on see, et RFS-i peetakse suureks favoriidiks. RFS-il on see, meie mõistes edukas eurohooaeg, ootused on jõhkralt kõrged, et nad ilmselt hüppasid päris kõvasti üle sellest on ju. Ja see on nagu võimalus tegelikult. Ma ei tea, kas Levadia selle kasutab või mitte. See on teine asi. See on minu jaoks suur pluss. Pluss RFS on täpselt selline klubi, kes oskab väga hästi endast tugevamate vastu mängida ja näidata, aga endast nõrgemate vastu, seda näitab aeg. No, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis nad eelmine aasta mingid Põhja-Iirimaa tiimi lükkasid äkki seal mingi 8-0 võib-olla natuke eksin, aga ütleme, nii kindlalt võitsid ära. Levadia on natuke tugevam, aga see selleks. Lihtsalt, mul on üldse nagu, pärast me räägime, võib-olla anname üldse hinnangu, aga kõik 4 Eesti seda euroklubi ei ole praegu seal kohas, kus ma tahaks olla, kus ma tahaks, et nad oleks. Tõsi, õnneks on veel paar nädalat aega. Aga seda, kusjuures, ma räägin, seda minu meelest ka nagu iga aasta nagu jube raske hinnata seda, et me vaatame siin nagu oma kohalikku liigat, võib-olla need mingid esineliku võistkonnad ei ole midagi visuaalselt liiga veenvad ei ole, liiga palju võib-olla häid tulemusi ka ei ole, aga
jube raske nagu seda kuule, mis see rasked, vaata Paide Vapruse vastu, vennad nagu lihtsalt füüsiliselt ei ole seal. Ja, ei, Paide puhul nõus, füüsilise puhul ma olen nõus sellega, et nad ei kesta praegu 90 mitte ära. Seda on kõik mängud näidanud, mis nad siin praegu on pärast Vassiljevit üldse mängid. Noh, võib-olla liiga intensiivselt ei saa alustada mängu, et see ei ole sprint, see on maraton ikkagi. Aga lihtsalt ma tahan öelda seda, et on raske nagu sinna standardisse panna seda, et Eesti klubid teiste klubidega võrreldes, et mis seisus me oleme siis reaalselt nende Albaania, mingi Islandi vastu. Ega me ei peagi, ma lihtsalt ütlen, et me võrdlemegi sellega, mis nad on nagu oma koduliigas tavaliselt, kui on koduliigas, nad selles mõttes mitte tavaliselt, aga nad võivad olla tugevamad oma koduliigas. Ma lihtsalt hindan selle järgi, et me ju kõik tahaks, et nad oleksid veel paremad, selles mõttes ongi kõik. Aga euroajalugu lihtsalt on minu mõttes näidanud tihti lugu seda, et Kalju näitel näiteks kasvõi, et mäletan, kui me 2018 tulime Eesti meistriks, me võitsime Eesti liiga niimoodi ära, et ühtegi kaotust ei tulnud. Ja too aasta me saime seal Stjarneriga mängisime Euroopat. Saime võõrsi vist 3-0 niimoodi, et reaalselt ei olnud mingit varianti ka. Okei, kodus tegelikult võitsime ja tegelikult... Eks see üks mäng võibki igate pidi vaata minna. Jaa, täpselt. Aga ütleme, see oli kohutav esitus, et see oli nagu reaalselt vääritud 3-0. Aga samas mingi paar aastat enne seda, meil liigas ei olnud asjad üldse hästi, mingil teisel Islandi satsile lükkasime seal nii kindlalt ära, et teistpidi polnud jälle varianti. Et need asjad võivad väga kõikuda seal nurgalt. Mis sa arvad siis Levadiast? No selles mõttes ma arvan, et maailma võidab need grusiine on ju tõenäoliselt. Et mis sa arvad siis? Tuleb kolmas ring? No jällegi, ütleme selles mõttes, et kindlasti sellest oletame, et kui peaks Levadia kaotama selle RFS-ile, no kindlasti oleks seal olnud nagu väga palju mugavamaid vastased, et ei saa loosi nii-öelda õnne üle, ma arvan, et Levadia väga kiita ei saa. Ma ei saa öelda, et see on nagu väga halb, et Gruusia meistriga mängida võib ka halvemini minna, aga kusjuures seal oli üks paar, Alex Maitas Tamme klubi, neil totaalselt ei jopanud, see on ikkagi siuke ebajopp, et sa saad selle kairati endale. See on kõige kuvam paar. Ma kusjuures ilma naljalt nad võivad esimeses ringis juba välja langeda. Ma ütlen, see on täitsa 50-50 paar, ma arvan. Mitte päris 50-50, aga ütleme, et Mart Ljubljana on kerge favorit, aga mitte kindlasti suur. Aga mis ma tahan öelda, et ma arvan, see Gruusia on selline päris triki. Just selle nurga alt, et Gruusia jalgpall on ikkagi viimasel aastatel, seal tuleb nii palju noori mängijaid praegu peale, kes on klubi jalgpall tegelikult on ikka seal kus ta on või? Ei või? No vaata, meil on hiljutine kogemus selle Dinamo Tbilisiga Paidel, kus Paide penaltitega võitis, aga ütleme, see oli ju tegelikult ei ta kasuta natuke, et mingi kannatamine ja kuidagi joppas seal heade legionäridega, kes väravaid lõid kontratest, aga ma arvan, et see Gruusia sats oleks ka ikkagi Levadia vastu favorit, et mulle tundub... Nii et sellest nelikust, kahtlemata maailma RFS on tugevad, nii et sa arvad, see Iberia või mis iganes selle klubi nimi on, see on ka favorit. Mulle tundub küll, kui ma peaks nagu üldse võtma, et kes need nagu reaalsed vastased on, et meie võistkondad on näiteks sama, ma ei tea, Albaania sats on ju, või siis ma ei tea, Paidele ja Flora vastased või isegi nagu Flora teises ringis, siis minu meelest ma arvan, minu tunnetus on selline, et Iberia peaks nendest kõigist tugevam vastama andma. Okei. No siis minu lühike kukkut on see, et RFS-i vastu ei ole favoriit. Ühesõnaga ma pean tõenäoliseks, et Levadia saab ikkagi kolmandasse ringi, et saavad neist grusiinist jagu. Mina arvan niimoodi. Aga seal oli huvitav minu meelest, et seal oli võistkonnas oli vist, eelmise aastal oli ainult 2 legionäri, mis on tegelikult ka Gruusia jalgpallist nagu päris nagu imelik. Minu meelest see nagu viitabki minu meelest sellele ka, et Gruusias on seda nii-öelda mängeid on nii jõhkralt praegu peale tulemas, kes on võimelised isegi nagu Gruusia meistriks sellisele kuulile tulema. Aga mina, kusjuures taast ma olen pessimist, aga mulle tundub, et tegelikult see Levadia RFS-i see on võrdsam, kui meile tundub. Lihtsalt ütlen niimoodi välja. No ma ei tea, mis meile tundub, minule tundub siuke 70-30. Mulle tundub, et see on siuke 62, 32. Mõtlesid, et 69-31? 58-42. Okei, sa oled väga optimistlik selle paari suhtes. Olen jah, millegi pärast. Võtame Flora. Floral nüüd oli esimeses ringis oli Islandused. Valur ja edasi on neil, kurat, me tõesti mäletan. Siis oli neil Kaunas ja Žalgiris. Oli jah, Kaunas ja Žalgiris versus keegi oli. No räägi Valuris kõigepealt ma täpsustan. Islandiga meil on siin ju tõesti on ju viimastel aastatel kuidagi Islandiga läheb meil väga-väga tihti kokku. Nii palju, kui ma vist olen aru saanud, see Valur on vist mingi 3.-4 hetkel liigas, et ma arvan, ta nii tugev ei ole, kui see Vikinguri Reik. Kaunas Žalgiris versus Veilis. Ehk siis Kaunas ja Žalgiris, kes on Leedu liiga liider tõenäoliselt. Floral ma näen täpselt analoogset olukorda Kaljuga. Ma ei taha ilmselt kummagi vastase vastu neid favoriitiks panna, aga ei oleks midagi müstilist, kui jõuda selle pealt kolmandasse ringi. Et
et see eelmine aasta ma arvan, Flora oli väga palju kehvemas seisus, kui ta tegelikult isegi praegu on. Kuigi tõsi, need viimased 2 mängu, mis on praegu liigas mängitud, ei ole liiga head mängud olnud, aga laiemalt. Et see eelmine aasta see Vikinguri Reykjavik, kes tegelikult lõpuks näitas, et nad isegi seal põhifaasis tegelikult tegid päris häid tulemusi. Olgem ausalt, see vastane oli ju täiesti võidetav, see ei olnud ju mitte midagi erilist, isegi Flora sai toona võrsil hakkama. Ütleme, me eeldame, et see natuke see valuur peaks olema sellest Vikingurist kergelt nõrgem, siis ma selle nurgalt näen ikkagi Flora päris häid võimalusena. Mul on Floraga see, et tõesti kuidagi see koondise pausid ei ole just kõige parema rütmiga tulnud. Eriti nagu mulle tundub, et need esimesed pooled kuidagi üldse ei tule välja. Ma ei tea, mis selle taga täpselt on. Aga ma arvan, et Transi vastu see võit oli vähemalt ilmselt emotsionaalselt neil hea, et saadi vähemalt punktid, vaata, et nagu sita mänguga saad vähemalt punktid. Kusjuures eilne mäng minu meelest näitas jällegi seda, vaata Markus Poom oli algul pingil, et seda ma olen siin jauranud ka pidevalt, et võta sellest nii-öelda skeletist seal 1-2 põhimängijat ära, vaata ja see asi näeb täitsa teistmoodi välja. No Paide vastu oli Poom selles mõttes, et... Paide vastu oli jah, ütleme, oli lihtsalt kehv mäng. Paide lihtsalt nagu algusest peale pani tempo üles ja Flora ei olnud valmis selleks, aga põhimõtteliselt, mis ma tahan öelda, et ma nagu ei viitsigis või mulle tundub, et 50-50 nagu, et jällegi ma ei üllatuks, kui Flora näiteks kaotaks Valurile, ma ei üllatuks, kui Flora oleks 3. ringis ka. Täpselt nagu see on siuke mõnus, ma arvan, et Flora fännidel on siuke mõnus coin flip selles mõttes, et peaksid võrdsed mängud tulema. Ma arvan, selles mõttes ongi jalgpallifännil on ka nagu head paarid, et eeldatavalt nagu põnevust peaks nagu nii mõneski paaris lõpuvileni olema, et see on nagu alati äge. Nii, ja Paide mängib siis esimese ringi Gibraltari klubiga. Gibraltari 5 siis jah, et Oota, miks nad mingi karikaga? Karika võitjad peaks olema või läbi karika midagi. Ja edasi on neil ka mingi suht lihtsad, aga... Aik oli neil teises ringis. Vabandust, jah, neil ei olnud, Paidel on teises ringis. See ideaalne loos. Räägin, Paidel on see ideaalne loos, millest ma rääksin nagu eelmine aasta, et Kaljufännina ma võib-olla teises ringis ei tahaks nagu nii suurt, mitte, Aik ei ole tegelikult nagu nii suur klubi, et selle vastu peaks nagu püksid täis laskma. Aga see on nagu ideaalne. Esimene ring, nii kohustuslik võit saab olla. Et kui nad seda satsi täiesti maale ei löö, maale on natuke liialdus, kui nad seda kindlalt ei võida, siis pole millestki rääkida. See sats kaotas seal mingi Red Imsile mingi 25-30 punkti, täiesti teises maailmas sats. Et ma võtan kõik sõnad tagasi selle Gibraltari liiga kohta, kui see Paide ennast täis laseb seal. Et see on, nii kindel võit peaks olema, et ma ei probleemi. Neil vist hooaeg ei käigi veel vaata ka, see ongi Gibraltari hooaeg algab suht, tegelikult ei tea, ma ei ole spetsialist. Sest et jah, teoorias peaks, nad just mängivad siis, kui oli hooaeg ei käi, see on nii pala, vaata, nad vist ei mängi. Aga Paidest ei ole mitte midagi rääkida. Ma isegi ei arva, ma nagu ootan, Paide puhul ma ootan ainus klubi, kus ma ootan selle Gibraltari vastu, selle me peame võitma. Sorry, kui me Gibraltari ka enam ei võida, siis millest me üldse räägime? Ma räägin, see ei ole niisama Gibraltari sats, vaata. Ma saan aru, et Red Imsil saab võib-olla teinekord tõesti kaotada, aga see on reaalselt sats, kes nendest on mitukümmend punkti maas. Samas olgem ausalt, see eelmise aasta see Velsi sats ka, kelle vastu Paide mängis, see oli... Ja ma olen nõus, ma olen selle nurgalt nõus, et ma otsin, kas ma juba hakkasin midagi suuri lubaduse kandma, kui nad seal peaksid veelima, et seda ma igaks juhuks ei kandma, et teil on seda näidanud. Nüüd sa andsid lihtsalt lubaduse sõnad tagasi, mis on normaalne. Ma hakkan austama Gibraltari jalgpalli suurelt. Aga teine voorus on just see, et millest ma tegelikult eelmine rääkisin, et mulle nagu väga meeldib, kui tulevad väga suurte fännibaasidega tiimid Eestisse, et seda kindlasti on ja mis on nagu huvitav, et kui varasemalt on Paide ka teist ringi mänginud Pärnus, et kuidas ja kas seda olukord nagu lahendada saab, sest olgem ausad, Aiki fänne oleks siia tulemas tuhandeid. Oleks, aga kui nad Pärnus mängivad, siis ma arvan, et nad jäävad ikka Pärnusse. Kas sa tahad raha teenida või sa tahad raha teenida? Siis eraldatakse, ega see areena rentimine ka ei ole, teab mis. Ma arvan, et see on ausalt sisse kirjutatud UEFA-sse, ei saa seal nagu muuta neid asju. Ma arvan, et see on ka esimese ringi peal juba sisse kirjutatud ja selle põhjal on graafikud pandud, et seal hakkavad mingid mängud konkureerima ja nii edasi potentsiaalselt. Seal on muidugi jah, see olukord on ka veel, et kui Flora ja Levadia saavad edasi, siis nii Flora kui Levadia veel peavad mängima ja siis Paidel ei ole seal kuhugi tõsta seda. Ütleme, kuskil oleks vaja seal mäng tõsta, et
Famale. No reaalselt see Pärnu mahutab ju mingi 1300 äkki või? 1000 midagi, no ongi 130 Rootsi fänni. No, need lähevad hullud, need peksavad selle Pärnu segamini. No kuule, Pärnu mängis poolakatega ka. Siis oli COVID aeg ja poolakad ei reisi nii palju. No jah, keegi ei peksnud. Ei, poolakad ikka reisivad normaalselt. No reisivad jah ikkagi COVID aeg oli toona. Seda küll, aga nii palju ei olnud COVID aeg, et tripka oli ikka täis ju. Ja seda küll, aga mõtlen reisimise mõttes oli võrdselt fänni ei lubatud just Vätalegi vaatanud. Oli see aeg ju. Lubati ju. Ei, ma tegin täiega taga. No, võib-olla. Kas see oli... siis oli see, et sa pidid ostma nimelise pileti. Ja siis kontrollid. Leegia fännid tulid ka COVID ajal vaata ja need tungisid sisse, kui tagale Ukraina üldse. Poola fännid ei reisi, lõpeta ära. Kuidas sa ajad? Poola fännid ei reisi. Mitte selles mõttes Poola fännid ei reisi. Poola fännid muidugi reisivad. Lihtsalt Eestisse, ma räägin, Stockholmi Aiki fänne tuleks mitu tuhat. No võib-olla. Ma räägin, see on väga suur raha, mis piletimüügis. No jaa, aga see A. Le Coq Arena rent on ka kallis. A. Le Coq Arena rent minu meelest Eesti klubidele eurosarjaks on tasuta, kui ma nüüd ei eksin. Aga kas ka Paidele? Kas ka Paidele? Jah, see on omaette küsimus. Okei, no võtame sellele loosimises nii palju kokku, et üldiselt ma ütleks, minu meelest üldse need vaata, seal ju jaotakse gruppides, minu meelest grupid olid väga soodsad, nagu konverentsiliigas väga soodsad. Ja isegi tegelikult Levadial oli see grupp enam-vähem soodne, lihtsalt sattus see RFS, et seal oli, üks grupp oli täiesti kohutav, kus seal Ulvekoored, et see nii oli. No lihtsalt natuke selles mõttes, ma olen nõus natuke jopandan, et oleks võinud nagu soodsam tulla. Aga konverentsis, minu meelest konverentsis väga head loosid. No sorry, ma arvan, et loosi üle me küll ei saa see aasta, kui meil läheb halvasti, siis palun ärme loosi puuduta. Eriti Paide. Sellega ma olen nõus, et selles mõttes on ausalt nagu väga nagu huvitav hooaeg on selle nurga alt, et ma tahaks näha, kui infokontorid võib-olla tulevad EPP, et kindlasti esirinnas peaks tulema, et selline tavan pakkumine, et mitu Eesti klubi siis esimese ringi läbib, et ma tahaks neid otse näha, et praegu juba ei ole. Ma ei oleks liiga üllatunud, kui lõpuks saab 4 võistkonda edasi ja ei saa lõpuni välistada ka seda, et ei saa ükski. Okei, ütleme, selle ma välistan. No Paide võiks ikkagi, Paide on siuke 1,05 või? Aga ütleme, et eeldused on loodud, kuigi muidu oleks võinud nagu panna need kõrged lootused Levadia peale, siis eeldused on loodud, et me seda 4. euro kohta ikkagi ei hakka kaotama sinna. Seda aru praegu Leegion Paide U21 käib, seis on 2-2. Millest vaatasin? See on hea teada. Hea teada, et inimesed teaksid, mis ajal me salvestame, aga oota, kas siin on... See on muidugi üldse tore, et samal ajal kui üldkogu käis A. Le Coq Arena peal, siis Flora Tuubli mängijad olid ju... Minu meelest oleks võinud selle teha üks veits varem. No oota, praegu on EpicBetis koefitsiendid väljas näiteks. Levadia kvalifitseerub meistrina, see on mõttetu, on ju, vaata mingit realistlikumaid. Konverentsi liiga grupi faasi, Levadia koefitsiendid 10. Et siin pole midagi muud. See ei ole nagu turgu muutnud, et 10 tapust oli enne ka. Jah, noh, need teisi ei ole. Aga ütleme, hiljem tuleb, siis natuke siin tasub sinu peale. No siin peab vaatama, mis võistkonnad on ja keegi peab analüüsima. Ei, no ma räägin, tavalise Eesti panustaja, pessimistliku panustaja kuldreegel on alati olnud see, et pane Eesti klubide vastu ja siis suures plaanis raha ikka ei kaota. Ma ütlen ausalt, see aasta ja see optimism ei pruugi kätte maksta sulle. Kuidas, lihtsalt suke hästi off-topic küsimus, kuidas sa klubide MM-i oled vaadanud? Ei, mitte ühtegi mängu. Ma ei ole ühtegi mängu nagu niimoodi, mul on paar mängu nagu lihtsalt taustaks olnud, aga ma olen nagu teisi asju teinud. Mul ei isegi ole taustaks olnud, et täiesti 0 ja loodan, et ma pean finaalini vastu. Ma olen nagu kusjuures mõelnud, miks meie sugustel inimestel näiteks on ju ei istu, no keegi võib meid kibestanud vanameesteks nimetada, seda me oleme nagunii. Aga ma hakkasin natuke filosofeerima, et siin episoodi lõpuks, kuna meil on väga filosoofiline episood olnud, et ma mõelnud, et miks nagu mulle koondised nagu suurturniirid istuvad, kuigi nagu põhimõte on sama, et tulevad ühest otsast teised, et nagu justkui Euroopa on tugevam, on ju, et ka justkui pinget ei ole. Et no esiteks koondiste tasemel ei ole need käärid nii palju suuremad, seda esiteks. Teiseks, ka koondise tasemel Euroopast on mõni võib-olla MM-i ajal alla mingisugune Slovakkia on tugevam kui mingi Gabon, mis tuleb Afrikast, aga seal on ikkagi see, et need Euroopa klubid, kes välja tippklubid on ikkagi oluliselt tugevam kui nagu need, kes tulevad Afrikast ja Aasiast, aga nagu need Euroopa riigid on ikkagi keskmikud, kes ei pääse. Praegu on üliveider vaadata, tegelikult seal peaksid ju Liverpool olema, Barcelona peaks olema, noh, ma ei tea, Arsenal peaks olema,
ja samal ajal Red Bull Salzburg seal, kes ei peaks seal olema. No reeglid on kõigile. Ja kolmas minust kõige tähtsam asi on ikkagi, kui on nagu riik, siis see nagu kuidagi, et me oleme üks riik, me oleme selle poolt on, aga seal on nagu mängib Man City ja Manchester Unitedi fännid, Lutoni fännid, need ju ei koti, kuidas Man City läheb ja see nagu kitsendab seda inimeste hulka, keda see reaalselt nagu kõnetab. Aga siis ei peaks meediat CL ka enam kõnetama nagu selle nurga alt, et... Jah, aga CL ikkagi täidab seda, või Champions League antud juhul on ja see ikkagi täidab seda funktsiooni, et ta leiab selle kõige tugevama, aga see klubide MM juba EOS ei leia, sest et kõik tugevad ei mängi. Ei, see ütleme, ma saan sinu pointist aru. Minu enda tegelikult point on üldse täitsa ilmselt teine, et... Sa oled lihtsalt väsinud. Jah, ma olen tipp-äppist väsinud selle nurga alt, aga isegi ei teadnud nagu hetkel seda silmas. Minu jaoks on ikkagi nagu, ma ei tea, mingid traditsioonid või selline lapsepõlve nagu, ma ei tea, romantika. On näiteks, ma toon nagu teise näite sulle ka rahvuskoondiste baasil. On see, et meil võime mängida siin mingid rahvuste liiga neid finaale. Ma ei vaata mitte ühtegi sükest mängu koondistega. Mind absoluutselt ei huvita. Mul täiesti suva, kes see rahvuste liiga mängib, kui Eesti mänge ei ole. Ma vaatan ainult rahvuste liigas Eesti mängib. Samas, kui on MM-i valiksari, siis ma võin vaadata ka mingid Läti, Inglismaa qualifierid. Mul ei ole mingit probleemi, see mind huvitab. Aga rahvuste liiga mind üldse ei huvita. Ja sama on selle nii-öelda, ütleme, mulle need uuendused ei meeldi siin praegu, et need uuendused ei ole head traditsioonid ikka. Sellega kõik, ma arvan, et nii ongi ülihea lõpetada seda episoodi. Epic betis nii palju, et mis kuupäeval oli mingi 27. juunini kehtib klubide MM-i väike kampaania, et neile, kes tahab 7777 eurot on auhinnafond. Suhke number. Selle peaks küll välja võtma. Vabalt. Aga jah, ma arvan, et siin ongi paslik lõpetada, et Cloud on Epic, mina kirjutan üldiselt selle alla sellepärast, et need inimesed, kes selle võtsid ja proovisid, need on epikud minu jaoks, see ongi kõik. Ei tund välja, alati ei võida, aga kõige tähtsam, et head ideed ei läheks raisku, head initsiatiivid ei läheks kui kaduma. Jah, ja tahaks loota, et Eesti jalgpalli matused ei olnud siis 19. juuni. Loodame, aga teie kõik ka pärast, muidugi kõigile soovime häid jaanipühi, et 21. juunil mõnega teist näeme, aga nendega, kellega ei näe, häid jaanipühi ja järgmine nädal juba taas kord ajame jalgpalli juttu. Tšau.